Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere head kuulajad, käes on 15. november, meil on Autotunni järjekordne saade eetrisse minemas ja mina olen saatud Hans Lõugas. Teine saatejuht on siin ka, Tarmo Tähepõld ja meil on külaline saates ka, juba korduv külaline, kes on varem külaline Karl Salumäe, meie autoteenuse kaasautor. Millest me täna juttu tuleb, räägime sellest, et just täna avati Tallinnas Uhi uus tänav ja see on nii uus, et sellist taolistki pole Eestis varem olnud. Ja kui lähte autoga ülevaatusel, siis tuleb ülevaatajat hiljem üle vaadata. Harley Davidsonil ja Siguralil on elektrimootorrattad valmis saamas. Afrikast tuleb näide, kuidas hind mõjutab turvalisust ja vastupidi. Aga pikemates teemades räägime sellest, et me oleme sõitnud proovi ringid teinud Peugeot 508 ja ühe väga omapärase Toyota Yarisega. See ei ole see Toyota. Märksõnaks Ott Tänak. Ott Tänak, vaat nii. No nii hakkame uudistega pihta. Gonsiori tänav on siis täna neljapäev hommikust saadik on nüüd siis pikk remont valmis saanud, kuhu läks palju raha, vist 6 miljoni euro. Ja mis tulemus on, tehti väga unikaalne plaan, et siis seekord on Eestis avatud esimene päriselt igapäevases kasutuses olev muutsuunaliiklusega sõidurada. Öelge head kaassaatelised, kas te olete kunagi kas või Eestist väljas kuskil näinud ja sõitnud sellisel sõidurajal, kus on muutsuunaliiklus? Ei ole, täiesti. Mina vist kunagi olen mingisugusel Euroopa ringreisil, aga seda on mulle väitnud mu isa, sest ma ise olin 6-aastane, ei mäleta sellest midagi. Ja nüüd saavad siis hulk Tallinna inimesi saab hakata seda proovima kogu aeg, sellepärast, et mõlemas suunas ühissõidukurada, kus tohib sõita ühistransport ja tavaline autojuht tohib siis sõita hommikul linna ja alates lõunast tagasi. Ja me Tarmoga vaatasime selle plaanil peale ja Tarmo minust väga hästi esindab seda õiget Eesti autojuhti, kes ütles, et pagan mitte midagi ei saa aru. Ei, ma ei saanud aru sellest, et esiteks, et see muud suunalisus, kuna sellega ei ole varem kokku puutunud, seal on 3 rada. Ühissõiduk linnast sisse, ühissõiduk linnast välja ja seal 2 vahel on see 1 rada. Nii. Eesti autojuht ei ole seda kunagi ei teinud. Ja linn nüüd vist, nad lubasid, et nad teevad ka mingi animatsiooni või multfilmi, kuidas sõita. Ma ei ole näinud. Lihtsalt see selgitus on see, et seal on, ja kui fooris põleb see tuli, siis põleb see, ja siis ühesõnaga, inimeste tähelepanu võime ja kui sa ei ole seal koha peal, siis sa ei saa aru sellest, et millest nad täpselt räägivad. Milline tuli, kus ta põleb, milline see välja näeb. Ma saan aru küll, see on kommunikatsiooni probleem on ju, et sa pead ju inimestele selgeks tegema midagi sellist nii kardinaalselt, see üks põhituiksoon, mis Tallinnas ja ma üldse ei ütle, et inimesed lõpuks selgeks siis muidugi saavad. Paar päeva või paar nädalat kaost, pluss siis need inimesed, kes käivad Tallinnas näiteks kord kuus, avastavad ennast üks hetk, et Gonsiori pidi ju lahti olema. Nüüd ma olen siin kuskil keset Kadriorgu, kuhugi minna ei oska, pluss millal õpib ära Waze ja millal õpib ära Google Maps, et kell 6 hommikul muudab ta ümber, et võib sõita ühes suunas ja kell 12 päeval siis teises suunas. Aga ma saan aru, et tegelikult see probleem, siin on probleeme rohkem, kui see, et asi läheb keeruliseks. Selles mõttes, sul on selles mõttes tegelikult vahet ei ole, kas õppijad või ei õpi ära, sellepärast, et selle liikluskorralduse mõte, mida Talvo Rüütelmaa ütles ka, on see, et see ei ole ka autodele mõeldud, et ärge parem sõitke ja sõitke edasi, kus te olete harjunud praegu sõitma, kui on remont olnud. Et see pikalt oodatud, et Gonsiori saab valmis, siis saab osa liikluskoormust sealt Pirita tee otsast ja ühesõnaga natukene hajub ära, siis kurb tõsiasi või, ma ei tea, rõõmus tõsiasi, et vist ikka ei haju sellepärast, et linnavalitsuse sõnum oli et küsimus, kuidas siis seda keerulist tänavat sõita, siis öeldi, et aga sõitke nii, nagu te olete viimased 6 kuud sõitnud. Sõitke Kunderist, sõitke Narva maanteelt, ärge mingegi sinna Gonsiorisse. Palun. Omaette teema on see, et mis siis alternatiivid on. Bussid sõidavad, tööpäeva seest pisut tihemini, siin juba vaadati graafikuid, nädalavahetusel üsnagi harva sõidavad bussid. See on naljaks jah, et seal sõidab vist 2 liini keegi tõi välja, millest pühapäeval üks liigub iga 10 minuti tagant ja teine 2 korda tunnis.
Ja siis veerevad need tumbleweed in inglise keeles, need veerevad. Ja see nagu kõrbes, aga siis me ju kujutame ette, kuidas seal siis kõnnivad inimesed ja veerevad jalgratturid. Jalgratta teema kohta on veel omaette palju jah, ma valmistasin praegult ette niimoodi, sujuvalt tõin sisse selle ratta teema, jah. Sellepärast, et siin juba esimene intervjuu, mida ütleme Andis, ütles, et ratturid sobivad väga hästi seal jalakäijate vahel liiklema, nendele pole eraldi teed, sellepärast, et ega täiskiirusel seal ei sõida ja tegelikult ühtegi jalgratturit ei ole Tallinnas ka, nii et see kõik on mõttetu. Mis võib-olla oleks nagu paljude jaoks võib-olla siuke tagurlik, aga vähemalt selge poliitika, et ärme autodele siis tänavaid teeme jalgratastele. Aga praegu tunne nagu ei kumbagi ei ole. Autosid sinna tänavale ei lasta, ärge sõitke sealt. Jalgratastele ka ei tee teed. Ehk siis ainult need 10 minutit tagant üks buss ja siis jalutad. Aga selles mõttes tuleb Talvar Rüütelmaale auanda, et autodes ausalt välja. Just, et mäletas Tujuriku ja sketši, kus poliitik lubas kõigil, ükskõik kes ligi astus, ta ütles ei, et teie olete meie prioriteet. Ja. Et siin nagu, keegi ei anna isegi mõista, et ei häma et meil on siin, kindlasti ratturid on väga olulised. Ei ole. Lihtsalt ei ole. Ta ütles, et Tallinnas ei ole jalgrattureid. Kas te arvate, et neil peab et jalgrattur peab saama täiskiirusel sõita? Ei pea, selge. Selles mõttes, et ei ole mingid illusioone, et Tallinn arendab. Valimisteel kohtub sellist ausust väga harva, nii et see mõnus sõõm värsket õhku oli. Olgu, aga aitab Gonsiori tänavast, võtame midagi natukene rõõmustavamad ka. Mõne jaoks rõõmustavam, mõne jaoks mitte, aga üks naine ostis endale kasutatud auto väga korralikust margi esindusest, Toyotast. Ehk siis Elke Narva esindusest. Vaatas, et see oli läbisõit oli ligi 100 000, on ju? Jah. No nii nagu me kõik alati soovitame teha, ostke margi esindusest, hea esindusajalooga auto, kõik hästi. Ja siis käis teha ülevaatusel ja avastas, et auto läbisõit on 318 000 kilomeetrit. Mõtlen, et see võtab ikka tooli alt ära küll, kui šukke uudis tuleks. Ja me nägime selles muidugi, nüüd mis toimub Elkes? Jah, et kas tõesti ei saa enam margi esindust ka usaldada. Aga üks puent on lool veel. Ehk siis vaadati Elke inimesed vaatasid üle, Maanteeametist ka vaatas üle, et mis toimus. Ja toimus see, et see auto oli käinud eelmise tehnoülevaatusel niimoodi, et ta lehtnud vale sissekanne. Ma ei tea, kas siis õige pidi olema 31 800 ilmselt või mingi muu number, aga see, et talle pandi ametlikus tehnoülevaatuses vale läbisõnu number, see nüüd jäi igaveseks sinna, kui selle auto number sisse lüüa, siis taustakontrolli, siis ongi näha, kuidas on nagu oleks keritud, jah? Tohutult keritud, jah. Sest et väga kõrge 300 000 pealt on järsku tulnud tagasi 100 000 pealt. Sest et Elkel oli täiesti tõestada, kuidas auto on nende juures hoolduses käinud, et 66 800, siis vahetati see, siis oli 72, mida, see on kõik tundub õige, aga kui te olete ülevaatusel käinud, siis teate, et ega seal trükibki. See tüüp, kes ülevaatus teeb, ta trükib seal midagi sisse ja kui sa ei kontrolli, siis see ongi, et meil kõigil juhtub ju näpukaid. Aga sa ei tule selle peale, et sa peaksid nagu, ma ei tea, kas sulle antakse pärast see akt, võib-olla on ka, et kontrolli üle, kas kõik on õige. Et juhul, kui teile antakse, keskenduge ja kui teile ei anta mingit akti, et näete, et sellised asjad siin, siis kindlasti vaadake seda läbisõitu, sest olen kuulnud, see ei ole nagu esimene kord, et seda tuleb päris tihti ette. Ja pärast seda klaarida on teil ikka, seletage siis, püüate autot müüa ja siis rääkige sellele ostjale, kes vaatab teid umbuskliku pilguga, et näete, Maanteeameti registrist tuleb välja, et sa oled siin 200 000 maha kerinud. Ei ole, mina ei ole süüdi, kes usub? Väga hea moraal, kontrollige üle. Harley Davidson on meie kaherattaliste maantee siis selliste, ma ei tea, ma tahaks midagi poeetilist öelda, aga ikka, ütleme sellise võimsa ja pläriseva isase tsikli ja musternäide on jah, sünonüüm. Aga elektrilised Harley Davidson on valmis. Vähemalt nende enda siis angaaris veel ei sõida vist, nagu ma olen aru saanud, aga näidati. Ei, nad selles mõttes nad ei ole müügil, aga nad on selles valmis, et jaanuaris peaks tulema juba hinnakirjad, täpsem tehniline andmestik ja 2019 nad jõuavad ka juba tänavatele. No mis te arvate? Karl, mis sina arvad sellest elektriline Harley Davidson? Eks ta natukene osad inimeste jaoks kindlasti mingisugune pühaduste teotus ole, eks ole. Et just, et Harley Davidson teeb seda, mitte mingi jaapanlane. No just nimelt, ta on selline, ta on missuguse riigi maamärk, ta on Ameerika Ühendriikide maamärk, on ju. Autonduse osas muidugi Tesla on ka USA firma,
aga üldiselt see kuvand Ameerika puhul on ikkagi, et võimalikult suur ja lõrisev mootor ja see käib nii autode kui mootorrateste kohta, et saab olema raske põli sellel elektriharril muuseum. Mis te arvate nagu konkreetne selle tarbija ootus? See, kes on Harley Davidsoni praegune klient ja ma kujutan ette, et elektriline tsikkel on midagi hoopis teistsugust sõiduelamuse mõttes. Kindlas. Ma olen positiivselt meelestatud, mina arvan, et ostetakse, sest põnev on, tal on vaata sõiduomadustega on see, et pläring kaob ära, aga me kõik teame ju, mida elektrimootor pakub näiteks kiirenduse mõttes. No, absoluutselt, jah. Aga kas nad lähevadki otsima äkki siis teistsugust nagu kliendirühma, hoopis teine, mitte see vana Harley. Sest disain ju jääb ikka Harley'le omane, et selle sõiduomadused on ka paremad, sest et see mootor on viidud hästi alla, et kui elektriautodel on see, et sõiduomaduse parandab see, et akud on auto põhjas, siis Harley on viinud omal selle mootori sinna alla, mis tähendab seda jälle, et sa oled nagu natuke kindlamalt teel, et kihvt, et aastaks 2022 vist oli see, kus on neil kogu mudelirivi on võimalik osta ka elektriliselt, ehk siis suuremad, väiksemad, ma ütlen, pool brändingut, pool ärimudelit ja miks mitte, vaata see on nagu autodega, et sa pead ikka esimesena saama, siis võib-olla isegi kui sa oled Harley Davidson. Võib-olla küll, lähme siia lühikese pausi ja siis räägime edasi. Autotund. Meil uudistest viimasel nädalal tuli siis välja üks väga huvitav NCAP-i test. Mitte NCAP. Mitte euro. Jaa, mitte euro. NCAP on siis see turvalisustest, kus sõidetakse auto erinevat pidi vastu seina ja tehakse avariisitaga, et mõõta, mis siis reisijatega juhtub. Ja me oleme harjunud, et auto, mis Euroopas NCAP-is 5 tärni ei saa, on põhimõtteliselt juba turunduse mõttes läbi kukkunud. No kui seal just ei ole otsest põhjendust, et ongi odav auto ja tal ei ole kõiki juhiabisid peal. Ja lisaks siis on ju veel eraldi top on see, et need 5 tärni autod tegelikult, seal on natuke täpsem see, et kas sul on mingi 91, 5 tärnist enam ei piisa. Aga huvitav näide, kui erinevad on regiooniti toodetud autod ja ilmselgelt on asi selle auto hinnas, et Global NCAP viib ka aegalt teste läbi. Ja Global NCAP võttis ühe Nissani kastika ja ma ei mäleta, mis selle mudeli nimi oli, N300 NP300 jah, Hardbody, mis on toodetud Aafrika turule ja testis seda ja ta sai nagu siis meile mõistetavas tähenduses 0 punkti. See on ikka väga kõva tulemus. Roolilatt ungis, ma saan aru, juhi kerre ja lapse iste, mis selle kõrvale pandud enam ei olnud lapse iste pärast. Muidugi Nissan Eesti täpsustas meile kohe selle peale, et see on Euroopa. See ei ole Euroopa. See ei ole Euroopa, see on Aafrika ja see põhineb 2 põlvkonda vanemal autol kui praegult. Eestis vist on Navara. Ja ta on veel sellest oma korda nagu lihtsam versioon. Ma ei tea, me ei oskagi siit midagi teha, et regiooniti hinnatakse inimeste elu natukene vist erineva väärtusega või siis raha määrab. No viskan teile õhku siia küsimuse, et kas te teate, mis on euro NCAP ja kõige madalam skoor, mis on nüüd antud praegu siis tootmises ja müügil olevale autole. Mis te arvate? 3 äkki või? 2,5. Ja õige, numbri arvasid ära, aga mis mudel? Dacia, Duster. Dacia Duster pakuti siit, Karl, mis sa arvad? Ma mäletan, see on mingisugune hästi udune mälestus, et mingisugune Toyota sai ka kunagi üllatavalt halva skoori. Ma pakun lihtsalt see Toyota CHR või mis iganes ta on, mingi linnamaastur. CHR-i, ma võtsin madalamad skoorid ette, CHR-i siin ei ole, Dusterit ka ei ole. Väga palju on neid pirukautosid, Opel Combo, Berlingo, Peugeot Rifter, Ford Turner Connect, aga kõige madalama skooriga Euroopas müüdav auto praegu on väga ilus, tore, vahva Suzuki Jimny. Uus mudel Eesti turul, aga siis jah, ei väga ei kaitse inimest, kes seal sees on või siis ka neid, kes tema ümber on. Veel üks hea nipp elektriauto laadimiseks. Nimelt levis siin kas sel nädal tagasi või natuke rohkem päevi tagasi, eelmine nädal siiski vist oli küsimus selles, et kas elektriautot saaks laadida. See oli lihtsalt üks foto, mis ringles internetis, et ei tea, kas see on nali, mis Tesla seisis tee ääres, see bensiinikenekas oli kõrval ja sealt läks siis laadimispistikusse. See on vahva oma leidlikkuse poolest ja üldse uudne lähenemine põletavale probleemile, aga see on võimalik ja kas on võimalik?
et Karl, kas sina lugesid seda lugu? Ausalt öeldes ei lugenud. Aga kas sa oskaksid, mis on nüüd sinu esimene hinnang, et seisad näiteks oma Nissan Leafiga tee ääres, no puksiir ütleb sul hinnaks mingi, ma ei tea, 150 euro eest tulen, aga siis mõtled, kas keegi näiteks, kas sa julgeksid panna kenekaga oma Leafi laadima? Aega on palju, istud seal metsa all ja ma ei julgeks sellepärast, et ma elektrivärki ei tunne ja ma kardaksin midagi pekki keerata. Just täpselt sellepärast me ka seda uurima hakkasime, minu jaoks on ka elekter on selline must maagia. Sa arvad, seal on volt ja amper, aga siis tulevad sealt sisse sellised sõnad nagu siinus ja puhas elekter ja must elekter ja ma ei räägi siin ökost, et kas ta tuleb tuulekenekast või. See tähendab, jah, mitte ka teades neid seda asja sisu, aga ma tean, et seal rikub ära selle sagedused, mida auto ootab. Lõpuks tegelikult sõltub sellest, kui hea see inverter juhe sul on. Või tähendab see juhe, mis... hakkas võõrsõnu kohe kasutama. Sa saad panna suvalises kohas seinapistikus ja mis teeb su mustast elektrist enam-vähem puhta elektriauto jaoks. Väga küll madala võimsusega, aga ma kujutan ette, see laadimiskiirus ikkagi väga suur. Ei, me just nagu vastust ei öelnudki, et tegelikult saab küll jah, bensiinigeneraatoriga või saab autot laadida, kui see on kõige tavalisem kenekas, siis näiteks Tesla, tõenäoliselt kui sealt tulebki see must vale sagedusega elekter, siis Tesla lihtsalt ei hakka laadima, et tal on omal need kaitsmed vahel ja võib-olla siis ka teistel kaasaegsematel. Aga kui on ma vaatasin, et 3 korda maksab umbes selline kenekas rohkem, millel on see inverter sees, mis muudabki selle, vabandust, kui ma kasutan sõnu valesti, selle voolu või elektri, mida ta ise toodab, muudab siis puhtaks. Jah, me kasutame seda väga valesti sõnu praegu. Just. Te teate, kui te teate, siis te teate. Me teame, et me kasutame valesti sõnu. Siis saab ka Teslat laadida. Teine asi, et generaatori peaks andma välja vähemalt selline 3 kilovatti võimsust. Ja. Et alla selle tõenäoliselt ta lihtsalt ei suuda seda piisavalt toota. Kolmandaks on see, et kui seal on näiteks, ma ei tea, sõber toobki kohale teile sinna metsa alla mingi ilgelt võimsa keneka, kuskilt ehituse pealt laenab, siis ei ole mõtet seda kohe täie võimsus, ma ei tea, 10 kilovatine. Keeran kohe eebli, lükkan viimase peale, et saaks ruttu täis, et mingil põhjusel tuleks hakata seda vaiksemalt niimoodi, et alustad väiksemaga ja siis lükkad peale. Aga põhimõtteliselt jah, et arvutasime ühe asjatundjaga, et selline väiksem 3 kilovatine kenekas tee ääres Nissan Leafiga mingi tunnikese tiksuks, siis saad selline 5-10 kilomeetrit sõiduulatust juurde. Istud 2 tundi, 20 kilt, see on täpselt see, mis sa tegid selle vale arvestuse. See on ikka väga hädaabi, jah. Jah, et aga ühesõnaga, tarbija nõu teoreetiliselt võimalik, midagi ta õhku ei lase, et ma kujutan ette, et kuskil metsatalus olles on see võib-olla isegi parem lahendus, kui kuskilt suurest linnast puksiir tellida. Enne kui me lähme oma pikema proovisõidu jutu juurde, milleks esimeseks võiks olla Toyota Yaris, siis räägime inimestele korraks ära sellisest asjast, nagu on mannergute mõõduvõtt. Nii, aga siin ma annakski korraks, mina käisin seda esimest korda vaatamas, Karl Salumäe on seal mitu korda osalenud ja ma annakski kohe, tema teeb võbla. Karl, mis asi on mannergute mõõduvõtt? No alustades kõige esimesest ja põhilisemast, siis see ei ole võidusõit. Seda mantrana korratatakse iga testi eel. Aga põhimõtteliselt, kui ma üritan hästi lühidalt ülevaatlikult teha, siis see on üks 5 võimalikult madalate kuludega ringrajal natukene lustida, sõpradega aega veeta ja tegelikult siiski selle kõige juures ka oma sükest sõiduilumus parandada. Et algselt oli mannergute mõõduvõtul põhilised reeglid, mis siis autodele kehtisid. See, et auto reaalne turuväärtus ei tohtinud olla üle 700 euro ja auto ei tohtinud olla rohkem võimsust ja jõudu kui 75 kilovatti 1 tonni kohta. Ja siis selliste odavate, mitte just ülearu võimsate autodega sõideti kas siis 4 tundi, 6 tundi. Minu mäletamist mööda ühe korra on üks sõit olnud ka 8-tunnine. Kas aeg tuleb sellest kuidagi, on see kuidagi autode vastupidavusega seoses või lihtsalt, et... Ja, no asja mõte ongi, eks ju, testida nende autode kestvust. Või no vähemasti see on see niisugune kreedo, mida on kasutatud selleks, et natukene lõbutseda raja peal. Ja kestvussõit on ju iseenesest, ma usun, et ka sellisele autokaugemale inimesele mitte just päris võõras niisugune nähtus või autospordi vorm, eks ole. Et ka seal on tähtis see, et masin oleks mitte ainult selline
piisavalt kiire, vaid ka selline stabiilne ja vastupidav, et temaga ei peaks suurema osa ajast boksis istuma ja nõnda edasi. Et mannergute puhul tehakse põhimõtteliselt seda sama asja, aga just nimelt selle niisuguse rõhutusega, et me tegelikult ei sõida ikkagi võidu, vaid me tahame nagu testida, et kuidas meie autod siis sellele valule vastu peavad. Muidugi põhjus, et miks siis nagu räägitakse, et see ei ole võidusõit, on lihtsalt see, et kuna autodes ei ole ka turvapuure, seda minu meelest see vist on küll soovituslikuna kuskil kirjas, aga üldjuhul see niisugune praktika on see, et mõnel väga harval autol vast on see sees. Et siis asi ülearu sportlikuks ei läheks, et inimesed ei võtaks mõttetuid riske ja kui võtakse suuremaid riske, siis juhtub ka igasugu äpardusi ja nõnda edasi, eks ju. Mitu korda sina oled seal sõit? Ma täpselt ei mäleta, ma arvan, et kas 6 või 7. Neid kokku on olnud siis kordi on olnud 15, ehkki numbriliselt 16, sellepärast, et nagu Tarmo oma loos kirjutas, siis number 13 jäeti ebaosu tõttu vahele. Ehk siis pärast 12. mannerguid olid kohe 14. Aga mina olen siis jämedalt pootel käinud ja sattusin sinna tänu oma tuttavale Toomas Avamäele, kes mu ükskord lihtsalt kutsus meeskonda Roheline Muna põristama. Kas see meeskonna nimi viitab teie sõiduvahendile? Jah, see on meil niisugune mururoheline Toyota Starlet aastast 98 vist, kui ma ei eksi. Igatahes juba see natukene Starleti kohta selline uuema malliga masin, millel on esirattavedu, mitte tagarattavedu, nagu vanasti oli Starletitel. Ja siis Roheline Muna, ma nüüd niimoodi eetris ei taha nagu peast nimetada, et mis näidendi järgi see nüüd on võetud. Aga see viitab ühtlasi ühele näitetükile. Ja kuidagi niimoodi enne minu aega see lugu juba nagu pandi see nimi meeskonnale, eks ju. Aga siis aastate jooksul on Peeter Volkonski lugu on Roheline Muna. Jah, just, ja Viljandis seda tehti minu arust. Äkki siis ongi see. Midagi poeetilist, saame aru. Aga asi on niimoodi omasoodu edasi arenenud nende mõne aasta jooksul, et viimane kord näiteks nüüd siin mannergutel meil oli ka teine Toyota stardis, Toyota Paseo, kui see kellelegi midagi ütleb. See on selline valdavalt USA turu jaoks toodetud pisikene kaheukseline kupee. Tehnika poolest põhimõtteliselt samasugune nagu see Starlet ja kuna see oli ka rohelist värvi, siis me otsustasime, et paneme selle meeskonna nimeks Roheline Seep. Eks need meeskonna nimed ka nagu viitavad sellele, et kui tõsiselt või siis mitte tõsiselt seda asja on võetud, eks ole. Jällegi, kes Tarmo lugu luges, sai teada ka seda, et selline meeskonna kostümeerimine on hästi teretulnud alati mannergutel, et kes paneb ennast riidesse Batmanina, kes paneb ennast mingisuguse naftasheigina riidesse ja nõnda edasi, et selline tundub lõbus asi. Lõbus, jah, mina kõrvalt vaatasin seda esimest korda ja kuigi see ei ole võidusõit, siis, ja seal sõidetakse, kuidas ma ütlen, mõneti romudega, siis kindlasti ei ole see ka romuralli, sest ma saan aru, et igasugune kontakt ei ole lubatud ja selle eest saab karistada ja võib ka disklahvi saada. Et see ei ole nagu selline, et 6 tunni lõpus on kõik oma autod ribadeks sõitnud, aga nad sõitsid ikka jube kiiresti. See oli ikka... Trahvi saab ka palju väiksemate asjade eest, et mina nüüd viimasel testil pidin käima ka juures aru andma sellepärast, et ma tõesti magasin maha ja sõitsin kollaste lipud alas ühest autost mööda. Nii et vähe sellest, et seal 11 ammugi rammida ei tohi, et see niisugune rajadistsipliin on ikkagi selles mõttes niisugune päris võidusõidu sarnane. Et ainult selle vahega, et mingisugused, ma ei tea, pidurdus maa peal viimasel hetkel kellelegi kõrvale hüppamine ja mingisugune sõidujoone katmine ja kiirema auto eest, et neid ei taheta nagu näha, et päris võidusõidud käib ka seda. Aga selle, jah. Kuidas Tarmo sinna oma Toyotaga sattus, sellest kohe räägime, aga teeme vahel oma kohustusliku kõlli ka ära, siis kõllimeister tunneb ennast uhkelt, et tema on saanud eetris olla. Autotund läheb edasi ja me rääkisime nüüd mannergute mõõduvõtust ja kuidagi seostub sellega sinu proovesõit Toyota Yarisega, mitte tavalise Yarisega, mis ei ole üldse ju ei lähe mannergute kategooriassegi. Mis see seos on? Kõllimeest oli nii ruttu peale, et ma tahtsin öelda ennem, et kui me oma vestluses millegipärast rääkisime mannergutest mineviku vormis, siis kahjuks see nii on, sest hetkeks on korraldajad öelnud, et neil
puudub hetkel, ütleme, jõud või huvi sellega jätkata, võib-olla kunagi tuleb, keegi võib kindlasti nende poole pöörduda, kes tahab aidata, et seda asja edasi viia. Karl, kas vastab tõele? Mannergute asi on siis saanud otsa või? Ja täpselt nii, jah. Või kas nüüd just lõpuni otsa on, et see, eks seda aeg näitab, et see on niisugune väga kuulu jutt, aga kuuldavasti mingisugused siuksed mõtted ja huvilised nagu on olemas, aga see on täpselt see, et ka päris autospordis käib asi täpselt nii, et enne kui muna on munetud, ei tasu kaagutada, eks, et saame näha. Korraldajad lihtsalt ütlesid, et nad ei taha, et neil oleks kogu aeg kuklas tunne, et keegi ootab, et millal tuleb järgmine mannerg. Tuleb, siis tuleb. Nii, aga mis ma tahtsin rääkida? Jällegi, vaatasin neid mannergute kiirusi, vaatasin pärast ka ringi aegu. Sellel päeval, kui ma käisin vaatamas Pärnu ringrajal, siis enne seda oli avatud rada, mida ma siis sain eksklusiivselt läbida peaaegu sellise autoga nagu Ott Tänakul. Tähendab, värvilahendus oli sama ja selle ehitanud või siis välja töötanud on Gazoo Racing, kes on siis Ott Tänaku põhimõtteliselt siis tiim, mis muidugi ilmselt päris tõele ei vasta. Toyota Yaris Grmn, GRMN on selle auto nimi, mis tähendab Gazoo Racing Masters of Nürburgring. Väga kihvt nimi. Juba nimi ise on nii võimas. Tegemist on väikse, kaheukselise Toyota Yarisega. Väga haruldan auto. Ma arvan, et see on üks haruldasemaid autosid, millega ma sõitnud olen. Mul on olnud siin viimase aasta jooksul õnn sõita nii Bentley kui Ferrari kui Lamborghiniga ja need kõik on massitootmises olevad autod võrreldes selle Yarisega, mida Euroopas tuleb ainult 400 tükki. Kas see 400 tükki on nüüd piisav hulk, mis tehasest välja tuleb selleks, et saaks seda mõnel ralli etapil öelda, et see on nagu seertootmises olev auto? Tänapäeval minu teada selliseid homologeeringuid nagu ei küsita nii nagu vanasti, nii et see vist ei oma nagu tähtsust. Ma pakun, see on jätsukene turundusprojekt, ühesõnaga võeti Toyota Yaris ja pandi sinna sisse ajaratta mõttes Lotuse mootor. Tegelikult Toyota mootoreid kasutab Lotus, paneb sinna kompressori peale, superchargeri ja kasutab neid. Ja nüüd omakorda Toyota koputas Lotus uksele, kurka andke 400 mootorit meile ka, või tähendab 600, aga 200 nendest on siis, rool on teisel pool nendel autodel. Andke meil osad mootorid tagasi, paneme Yarise sisse ja teeme sellise, ma ei oska seda paremini nimetada, sellise turundusprojekti, sest 400 autot Euroopas ilmselgelt ei saa olla müügiargument. Ja seda on sealt autost ka üldiselt näha. Et ma sellise kogu selle sõidu poole jätan võib-olla Karli hinnata, sest tema sai seal ringrajal ka sellega päris mitu ringi rääbida ja rohkem kogemus. Aga seest on istmed, nii juhil kui kõrvalistujal on sellised korralikud ikkagi sportliku luukpäral omased hea toega sellised korvistmed, kõik on neid Gazoo Racingu märke täis. Auto värvilahenduses väljas ka, et valge auto, millel on need punased ja mustad kuubikud, aga üldiselt hästi lihtne askeetlik auto. Et seal sees peale nende istmete põhimõtteliselt peaaegu ei saakski aru, et sa oled milleski erilisemas. Ja väike, selline, ma ütleks, võib-olla mõneti kartautolik, 200 hobujõudu, natuke rohkem kui tonn kaaluvas keres, ei ole üldse vähe. Selles mõttes, et see aeg, mis mina sellega veetsin, et kui sa, ma ütlen kiiresti kokku, et ära, sest saatel on piirang peal, see on fänni auto, see tohutu Toyota ja Ott Tänaku ja Gazoo Racingu fänn ja kollektsionäär. See auto maksab 30 000 eurot. Väga paljud sportlikud luukpärad, mis on mugavamad, suuremad, võimekamad, maksavad vähem. Aga seda ei saa hinnata, et kas see on nüüd seda raha väärt. Aga mõistuse järgi ei ole. Neid autosid toodid Euroopas 400 tükki ja ameti on need jõudnud Eestis ka müügile. Üks on siin, et minu arust neid väga palju enam müüa ei ole, et kiirustage. Aga et jutt ei jääks lihtsalt jutu tasemel, et siis Karl võib rääkida, kuidas selle autoga on mõtet minna ringrajale ja kuidas sellega seal oli? Ei, muidugi on mõtet minna, selleks ta ju lõppude lõpuks on üldse loodud. Kahjuks see ilm oli niisugune, et rada oli hästi niiske ja isegi selle niiske ilma kohta nagu üllatavalt libe. Ma ei tea, kas see õhutemperatuur, mis toona minu mäletamist mööda oli mingi sükke, ma ei tea, 5-6 kraadi võib-olla või 7, ei olnud nagu ülearu madal, et kuidagi see suveref, mis selle Toyota all oli, oleks võinud nagu juba kivikõva olla, aga eks ta muidugi jäigem oli kui mingisuguse sooja ilmaga võrrelda.
aga ei noh, iseenesest lahe putukas, et pisikene, aga hästi oluline detail, mis mulle selle auto juures võib-olla et isegi kõige rohkem meeldis, oli GT86 laenatud rool. Et kui tänapäeval selline üldine norm, eriti sportlike autode puhul on see, et see rooliratta võru on selline niisuguse turske verivorsti jämedune. GT86 vastupidi, see võru on niisugune peenike, nii nagu vanasti sportlikel autodel oli. Ja ühtepidi ta mõjub isegi nagu natuke niisuguse retrolikuna, aga ma ei tea, kas see nüüd puhtalt nagu vahelduse pärast, aga mulle nagu hullult meeldis see rool. Ta on ta on ka läbimõõdult väike ja tõesti, niisugune puhtalt selle rooli käes hoidmine oli nagu omaette niisugune lahe. Ülejäänud osa, mis veel lahe oli, et see sama supercharger, mis sinna on külge pandud, kompressor. Et see teadupärast oma tööd tehes teeb niisugust huilgavat häält ja see lisab niisugust teatavat teatraalsust, kui sa siis nagu täie jõuga kiirendad. Et harilik turbolaadur rohkem niimoodi luristab või koriseb, et midagi nagu hääle poolest juurde ei anna, pigem ta isegi nagu tapab natukene seda mootori häält. Aga see kompressor oli siuke lahe. Aga tõesti, see rada oli libe, seetõttu ei saanud nagu sellest auto võimekusest päris täit pilti, et kes Pärnu ringrada teab, siis veldikurv on tavaliselt ka väga kiire autoga põhjagaasiga võetav, täiesti niimoodi vabalt. Toyotaga pidi seal gaasi maha laskma ja siis tundsid ka veel, kuidas 4 rattaga kohati libises, eks ju. Ja muidugi Tarmole ma suutsin vist siukse pulsi korralikult üles ajada, kui ma läksin sellega rajale ja siis kõige esimesel ringil jällegi, kes teab, siis Spin FM kurvi kohe kuidagi ei tahtnud auto ära mahtuda, sest see rada oli minu jaoks nagu üllatavalt libe. Ja siis ma niimoodi 4 rattaga korra ikkagi asfaldi pealt ka lahkusin muru peale, ei midagi niisugust dramaatilist, aga ma kujutan ette, et see vaatepilt oli Tarmo vaatenurgast päris niisugune ärev. Ja allkiri oli minu oma antud selle auto kasutamiseks ja Toyotale ma olin, selles mõttes oli kõik aus, et ma olin öelnud, et ma lähen teen mõned ringid ringrajal ja lubasin käsi südamel, et me ei pane seda piire proovile, et ma toon selle auto tervena tagasi ja siis läheb Karl esimesele ringile ja ma näen mudatükke. Aga samas jällegi sirget niimoodi muru peale sõita tasudel ringrajal, tegelikult ei olnud nagu väga hullu midagi või katki midagi, et aga jah, oleneb muidugi, et kummalt poolt tuureklaasi seda asja vaadata. Ma mäletan, kui ma käisin... Aga siis muidugi, mis veel, sellel autol on Torsen tüüpi diferentsiaalilukk, maakeeli öelduna mehaaniline diferentsiaalilukk, mitte siis niisugune, mis toimib läbi elektroonika niimoodi, et vastavalt vajadusele emba-kumba ratast piduri abil nagu siis takistatakse. Ja see ka selle libeda raja peal muidugi andis endast selgesti märku, oli niisugune üsna jõulise sekkumisega, et kui auto vahepeal külge pidi libisema õnnestus lasta, siis üsna niisugune õrn gaasipuude tõmbas selle nina väga konkreetselt niimoodi sõidusuunda tagasi. Ja siis alguses tuterdasin seal, püüdsin aru saada, kus maal pidurdades veel niimoodi kurvi ilusti ära mahub, niimoodi, et ei pea keset kurvi seal trajektoori korrigeerima ja siis lõpuks isegi õnnestus ühest Z3 kupeest kiiremini sõita, nii et 3-liitrine mootor ja... Jah, et võiks muidugi tagaveolisega libeda raja peal on veel põnevam. Aga siiski, lõpuks kui mingisuguse tunnetuse kätte sai, siis tundus täitsa niisugune potentsiaalikas auto olevat. Kas see on siis auto, millega saab ka sõita igapäevase asjatoimetusi või on see, et hakkad kohe koguma järgmise aasta reisiks, et siis minna sinna Nordschleifele ja teha seal veeta järgmine puhkus? No ühesõnaga, see igapäevasõit jäi minu peale, sest oli mul nädalavahetusel käes ja isegi tegime hästi ilus sügisilm oli järgmisel päeval. Tegime perega väikse väljasõidu. Mahtus ära sinna, jah? Jaa, selles mõttes mahub ära, et ega Jaaris on tavaline väike auto, et lihtsalt ma ei ole... sportauto kontekstis ma saan aru, aga ma ei ole kunagi aru saanud, miks inimene peaks minema tavalise Jaarise 2 uksega. See on ikka jube tüütu, kui see on ikka nii üksiku või siis paaris elava inimese stiil, et kui sa teed väljasõidu, sul lapsed, teed peatusi ja iga kord seda seljatuge niimoodi üles, siis ta ronib välja, siis need jalad käivad igale poole vastu, iste on räpane, aga ei, sellega iga päev täiesti kannatab elada, ta ei ole siukene hardcore ringraja auto. Eriti mul on maanteel seesama, et tal pöörded saab jube kõrgele ajada, et kui sa istud seal rekka taga, sõitsin sinna Pärnusse, klassika, väga palju rekkasid oli.
ja kui tuli see muutsuuna liiklusega, mitte muutsuuna, vabandust, see Pärnu maantel seda. Mis on see ühesõnaga, kus vahepeal on 2+1 ja no kui sul on selline auto, siis loomulikult sa mitte ei vaheta seal 6. pealt 5. peale, vaid lükkad niimoodi 3. sisse ja no väga mõnusasti läks. Et ei täiesti elatav, aga ma ütlen, see on fänni auto. Ma arvan, et sellest 30 000 leti hinnast 5 vähemalt moodustavad need kleepekad seal peal. Ja siis, ütleme siis 25 000 on ta juba mingis nagu reaalses konkurentsis. Aga kihvt oli, aitäh! Teeme siia väikse pausi. No nii, autotund läheb edasi. Meil oli üks teine auto veel, millest tahtsime proovisõidu rubriigis rääkida. Ja see on siis Peugeot 508. Mina sellega sõitsin nädalavahetuse otsa. Mis te teada tahate? Kõike tahaks teada. Mis emotsioonid on? Räägivalt emotsioonidest. Jah, no ütleme, et ta on ikkagi siuke jumal tänatud väga prantslaslik auto. Et puhtalt minu siukene subjektiivne hinnang, aga ei ole midagi õudsamat, kui prantslased või itaallased üritavad teha saksa autot, sest teevad siis hästi igava, aga laguneb ikka nii nagu kurat, on ju. Aga ei, okei. 508, jah, võib-olla alustuseks tuleb siis nagu lihtsalt konteksti anda, et usutavasti iga eestlane, kes natukenegi autode vastu huvi tunneb, teab suurepäraselt, et missugune on olnud see senine 508. Siukene suur, pehme, hästi mahukas keskklassi sedaan või universaal. Aga nüüd selle teise põlvkonna 508-ga Peugeot muutis seda kontseptsiooni päris oluliselt, et nähtavasti siis sellest tingitult, et inimesed ostavad nii tänapäeval valdavalt linnamaasturi tüüpi masinaid ja selle niisuguse klassikalise sedaani ja universaali turu osa on järjest vähenenud. Otsustas Peugeot teha selle uue 508 oluliselt sellise uhkema, mängulisema ja mis seal salata ka kallima. Vähemasti see tippmine ots on 508 puhul ikka päris kõrgele hinnas läinud, et 40 000 eurot letihind ja siis mingisugused uhkemad lisad veel on peale panemata, eks ju. Need, kes on seda uut 508 näinud, nendele, mina olen piltidelt ainult, aga mulje on küll selline, et ta ongi midagi sellise luksuse hõngulisemat juba, võib-olla mitte luksuslikumat, aga hõngu on küll seal palju ja uhkem ja ilusam. Ehk siis suund on sinna, kui sa räägid kallimast hinnast, siis nagu suund on sinna poole, et see tõesti võiks seda õigustada. Kuidas su mulje on? Hõng on, ma arvan, et üsna niisugune täpne sõna selle kohta. Aga teine asi ongi just nimelt see, et nad on teinud selle auto prantsuse moodi. Ka see disain on niisugune, et ma arvan, et sellisel väga konservatiivse maitsega inimesele ei meeldi. Minu meelest näeb see auto üliäge välja. Kõige parem on minu meelest eriti veel tagaots, kui seda natukene madalamalt vaadata, siis kui ma sellest autost lootarbeks pilte klõpsutasin, siis nagu tekkis mul see arusaam. Ukse klaasid on ilma raamideta, mis praktilisest vaatenurgast ei oma eriti mingisugust efekti, aga lihtsalt on äge. See auto on tehtud ka eelkäijast väiksem, mis on selline tavaloogikale ja tavapraktikale vastupidine. Tagaistmel on ruumi ikka küllalt vähe, ma olen siuke 1,90 m mees ja mul enda taga on juba väga ebamugav istuda. Aga samas juhiiste läheb hästi madalale, mis on mulle väga meeltmööda keskmise tarbija jaoks, pidades jällegi silmas seda, et ostetakse ju linnamaasturit tõenäoliselt neile ei meeldiks. Muidugi sees on siis Peugeot teinud ta oma nõnda nimetatud iCockpiti vaimus, mis siis tähendab seda, et rool on niisugune pisikene ja loperguseks lutsutatud ja näidikuid vaadatakse üle rooli, mitte nende vahelt. Muidugi sellega on jällegi niimoodi, et kui mina oma isteasendi panen paika, mis on siis selline istmepõhi kõige madalamale, samas seljadega üsna püstine, siis mina oma pikkuse juures siiski näiteks hodomeetri näitu ei näinud, sellepärast, et mulle meeldib ka rool võimalikult kõrgele tõsta. See on muidugi niisugune, et igaüks peab ise konkreetselt järele proovima, et kas tema oma parameetrite ja istumise harjumuste ja soovide järgi nagu näeb neid näidikuid sealt üle rooli hästi või mitte. Mul oli kompromiteeritud. See on väga huvitav, et ma saan aru, et nüüd sellel 508 on sama rool, mis oli nendel linnamaasturitel, mis siin on 3008 ja see on erakordne rool selles mõttes, et esmamulje, mina selle autorooli istudes nende linnamaasturitel, siis see on naljarool, see ei ole päris rool, kui tunne, sest see on nii väike ja midagi on valesti. Mina olen täiega selle rooli koolkonnas, ma tahaks kõik autod need teeks. Ja ma tean inimesi, kes sõidavad sellise autoga iga päev, ütlevad, et see on superrool jällegi.
ja 508 on nüüd sama rooliga, jah? No ikka jah, see on, vaata, see iCockpiti ideoloogia ta nagu suuremat rooli ka ei võimalda, eks ju, et see ongi see, Peugeot on taas leiutanud juhikoha mõnes mõttes ja on teinud sellest oma niisuguse eripära või asja. Isiklikult, mina olen sõitnud ka 208-ga, millel see pisikene rool kõige esimesena peale pandi 308-ga, 3008-ga, nüüd siis 508-ga ka. Ma pigem isegi mulle see pisike rool nagu meeldib, sellepärast, et tõepoolest tänapäeval, kui autodel ei ole niisugust asja nagu rooliloks, autorool on hästi konkreetne tihe ja samas autod ei ole selle võrra kuidagi nagu maanteel närvilisemad, et iga pisikene rooli liigutus nagu paneb auto tudisema, et miks see rool peabki nii suur olema, nagu ta kohati on. Küll aga on see, et ta on tõesti niisuguse hästi loperguse kujuga ja siis see on nagu niisugune kahe otsaga asi, et ühtepidi tänu sellele rooliratta väiksusele on manööverdada lihtsam, sellepärast, et sa lihtsalt jõuad seda rooli kiiremini lapata. Teisalt, kuna see rool on lopergune, siis ta lapates kogu aeg muudab peos kuju. Et on nagu plusse ja miinuseid minu kogemuse põhjal, aga võib-olla see on natukene alguses harjumist vajab, aga tegelikult lõpuks nagu muutub päris mugavaks. Aga mis selle roolimise tulemus on nagu autoga sõitmise mõttes? Et kui hästi see 508 siis juhitav on? No jällegi, niisugune prantsuslik auto, et ta oma loomult ülearu niisugune jäik või terav nagu ei ole ja see ei olegi nende eesmärk olnud, et ta on pigem ikka selline mugavapoolne masin. Tõsi, nende suurte, ma pean jälle natukene peas sobrama, et mis selle paketi nimi oli, GT vist. GT on see kõige kandum, ja, et sellel tulid kaasa sellised suuremad väljed ja selle võrra madalama profiiliga rehvid, mis tähendas seda, et linnakiirustel see vedrustus oli isegi kohati nagu natukene niisugune trampi pisut, ei midagi hullu. Aga kiiruse kasvades sealt, ütleme, 5-60 ülespoole, maanteekiirused nende edasi, oli ta juba niisugune väga mugav kilomeetri mõõtja. Hästi vaikne, muidugi osaliselt kindlasti ka tänu sellele, et proovisid auto oli bensiinimootoriga, mis on ilmselt ka nagu sellise keskmise tarbija seisukohast Peugeot puhul mõistlikum valik proovida niisugust autot ja vahendada muljeid, sellepärast et Peugeot on teatanud, et diislite tootmisest nad siin tulevikus loobuvad. Mis siis veel? Eks see niisugune teistmoodi olek just nimelt seespoolt vaadatuna eriti. Võib-olla ongi üks selle auto niisugusi põhilisemaid jooni. Jah, meil on nõus, et kui üritatakse erineda, et siis Peugeot on oma just see interior, see, mida sa tegelikult ju kõige rohkem näed. Et sa istud seal roolis, sa vaatad neid nuppe, sa kasutad neid nuppe, see käigukang, et nad on seal nagu seikluslikuks läinud ja õnneks enam-vähem stiilselt, et nad ei ole nagu lolliks läinud, vaid... Et nad on nagu midagi päriselt teistmoodi teinud, mitte niimoodi, et nad, ma ei tea, õmblevad rooli punase niidiga kokku, ütlevad, et nüüd nad on juba mängulised olnud. Et see on pigem niisugune sakslaste arusaam lustimisest. Aga et ongi niimoodi, et sa istud Peugeot'sse ja sa tead täpselt, missuguse automargi roolis sa oled. Ma vaatan, et ka väga tore on see, et kogu mudeli valik, see 508 on ikkagi automaatkäigukastiga, lõpuks ometi üks moodne auto, kus ei üldse ei narritatagi enam, et paneme hinnakirja algusesse siis mingisuguse väga sootsa hinna selle monaalkastiga. See on võtsi ka, aga tõsi on muidugi see, et sellist tüüpi autole see automaat, eriti niisugune moodne 8-käiguline nagu 508 puhul, passib väga hästi tõesti. Ja kui hinnakirja vaadates tegelikult, kui me võtame nüüd, lahutame sealt ära diiselmootorid ja vaatame bensiinimootorid, mida on saadaval 2, millest ühega sõitsid sina, see on see kõige võimsam 225 hobujõudu, mida ongi saada ainult selles GT variandis ehk juba alates 40-st, siis sisuliselt jääb meil järgi hetkel üks mootor, üks mootori variant, aga ma saan aru, et diislite asemele tuleb kohe varsti tuleb Peugeot hübriid. Mootori kohta ma tahtsin kiituseks seda öelda, et see sama 225 hobujõuline on kõigest 1,6 liitrise töömahuga. See sama jõuallikas põhimõtteliselt, mis 308 GTI peal on lausa 270 hobujõuda. Eks ju, 1,6 liitrisest mootorist on välja võetud 270 hobujõuda teatud puhkudel. Ühesõnaga päris kihvt ja võimekas jõuallikas ka selle 225 hobujõulise versiooni puhul. Mööda sõidud, sõitsin ju Tarmo
mingisugune 10 minutit tagapool sinust samal päeval Tallinnast Pärnusse ja need samad veoautod, mis siis nagu ette jäid, väga tõhus oli neist mööda sutsata siis, kui võimalus avanes siukse mootoriga. Aga lõpuks minu poolt küsimus, et see konkreetne auto, millega sina sõitsid, mis oli siin meil ka selles aasta auto valimise testis, et noh, see on põhimõtteliselt sinna minu arust mitte midagi enam juurde ei saa osta ja maksab hinnakirja 49 900 on see konkreetne auto. Kas ostaksid 49 900 eest selle Peugeot? Põhimõtteliselt on mul Prantsuse autode vastu isegi teatav niisugune pehme koht kuskil südames olemas. Nii et kui ma tõepoolest peaksin ostma seal 4-50 000 eurost autot endale, siis ma võib-olla laseksin ta peast läbi isegi. Aga aus vastus on, et tõenäoliselt sellele tasemele see ka jääks, et tõepoolest see hind on niisugune, mis paneb mitte 2, vaid vähemalt 4 korda mõtlema. Jah, aga reaalses maailmas maksab, kui te nüüd mitte lolliks minna, mitte seda kõige kangemat mootorit, siis on, mina vaatasin hinnanguliselt umbes 35 000 on üks normaalne Peugeot 508. Aga ma tahan küsida seda, et kas ta ikkagi ei konkureeri väga otseselt Arteoni kliendiga, kes vaatab Arteoni, selle jaoks on 508 nüüd selline päris mõistlik alternatiiv või parandab? Tähendab ta turuosa mõttes või nii-öelda selle segmendi mõttes jaa, aga nüüd ma mõtlen praegu konkreetselt Eesti kontekstis, et paneme ühe niisuguse hariliku keskmise eestlase oma niisuguse teatavate hoiakute arvamistega kõrvuti ja anname talle valida, et kas Volkswagen või Peugeot on. Ma usun, et praktikas ikkagi väga paljud valivad Volkswageni puhtalt selle mingisuguse ei tahaks võib-olla öelda märgi, aga ikkagi mingisuguse usu või prestiisi pärast, et 508 näeb palju kihvtim välja minu hinnangul, puhtalt niisugune subjektiivne arvamus muidugi, eriti seest, kus Arteon on minu meelest isegi nagu niisugune lubamatult igav nii uhke auto kohta. Aga jah, lõppude lõpuks inimene, kes ostab päriselt endale auto, mõtleb ju ka niisugusele asjale nagu näiteks teoreetiline järelväärtus 3, 4, 5 aasta pärast. Ja ma julgeksin võtta lahjemat sorti mürki selle peale, et näiteks Arteon selles vallas 508-st on oluliselt tugevamal positsioonil. Nii et võib-olla sama hea või parem ka auto kui Arteon, aga kuna inimesed ei pea seda heaks autoks, siis ta tegelikult ka ei ole ka hea auto, kas või järelturu mõttes. Selline tõdemus Eestis automaailma igapäevast. Kui te olete nõus, siis võime sellega saatele joone alla tõmmata. Aitäh kõigile kuulamast, me oleme järgmisel nädal taas eetris. Nägemist!